ma ei tea, näiteks USA läbi aegade kõige paremad räpparid, kes on sinu jaoks? Top USA 5. kõige parem, top 5. No nagu sa juba lapsepõlvest rääkisid, Eminem kohe kindlasti. Kindlasti ta on top. Ma arvan, ta on mingi kindlalt top. On mingid nüansid, mis on nagu ajapikku, võib-olla mul hakkab pinda käima tema juures, aga siiski mitte keegi saa öelda, et ei ole top 5, mitte keegi. See on lihtsalt nagu rumal oleks arvata, et umbes, et see on juba niisugune mingi muu teema, kui keegi ütleb, et ei ole asjaarmastajad ja inimesed, kes on nagu muusikat teinud, isegi need, kes ei ole teinud, nad teavad, et tal on nagu meeletu sõnavõim, mis see kutt oskab teha. Kes veel? Legend on palju, kes on läinud ja kes on nagu nii-öelda top räpperid ärki. Ütleme, kõige üks võib-olla inimesi, kes kõige rohkem oskas emotsionaalselt inimesi liigutama panna ja mõtlema panna ja kuidagi nagu klikkis, oli Tupac kindlalt. Nagu, sellepärast, et Tupac nagu oskas, ta ei ole nagu kõige nagu võib-olla tehnilisem räppar ja see ei ole oluline, see pole kunagi olnud oluline. Vaata, tema puhul ongi see, et iga inimene sünnib ka erineva iseloomuga. Mõni on vaiksem, mõni on kõvema häälega, mõni on rohkem siuke artsi type, mõni on rohkem siuke flavish, mingi flamboyant type on ja kes ongi siuke, lööb mingi pille ja tantsib ja tahab täiega tähelepanu, aga ta oskas oma rolli kasutada võimalikult efektiivselt, et ta oli suht noor, kui ta suri ja olgem ausad, nagu selle aja jooksul, mis ta tegi, ta liigutas nagu maailma ja seega nagu ma pean teda, ma kindlasti ütlen, et tema on üks toppidest. Eminem, Tupac, uue koolist, kes mulle veel meeldib, Kendrick Lamar, minu arust on väga, väga nice ja täpselt samamoodi see storytelling, see, kuidas ta tegelikult nii-öelda surub selliseid haigeid nüansse sisse, et sa ei pane tähelegi, et ta nagu räpib nagu sellest asjast. Mulle meeldib kusjuures nagu need räpparid, kellel on väga palju infot ja siis, kui sa nagu kuulad selle ära ja siis mingi läheb 2-3 aastat mööda täiesti lambist kuulad seda uuesti, mõtled, oh my god, ma sain täiesti valesti ära. Ja see ongi tegelikult see point, kuidas mina nagu üritan ka vaikselt neid layereid teha, nagu mitte võrdluseks siis nagu maailma parimatega ennast, aga mulle meeldib neid layereid teha, et see on nagu nii-öelda sa laod neile põhimõtteliselt ühe info ja ära, nemad kuulavad seda, okei, tüüp ajab hästi, räpib kiiresti ja mida iganes, aga tegelikult seal all on nagu mingi tiip siuke laborint, ja kui sa sinna lõpuks selle pihta saad, sa need, what? Üks sõna muutis põhimõtteliselt terve nagu selle lause ehituse ja lause pointi ära. Seega nagu mulle nagu Kendricku puhul see meeldibki. Need on nagu mingid lüürilised need easter egg'id, vaata, et kui sa kuuled mingisugust asja nagu okei, ta mõtles seda või mingid vihjed või siuksed. Jah, täpselt. Top 5 veel nagu selles suhtes on raske panna, need ei ole spetsiifiliselt järjekorras isegi selles suhtes, et ma lihtsalt ma ei usu, samamoodi on ka boksijatega, et nagu sa oled champion ainult korra, et selles suhtes sa ei saa olla forever champion isegi siis, kui nii-öelda nagu lõpuks keegi lööb su ära. Ja sama on ka nende räpparitega, vaata, et seal on küll mingisugused igasugused muud mingid viisid, kuidas neid ära lüüakse seal, aga point on nagu selles, et mul ei ole otsest nagu top ühte, et nagu ta on the best. J. Cole, kindlasti superräpper nagu. Ma ütleks rohkem, kui neid on mingi Notorious Big, Big Pun, Big L. Ühesõnaga need tüübid, kes teevad väga hästi ja kõik teavad seda. Ja see ongi tegelikult see põhjus, miks ja XXXTentacion on ka minu jaoks üks viimase aja kõige lemmikumaid, kellega ma nagu nii palju kuidagi tundsin mingit sukest samastumist ja seda pressure'it, ma jälgisin hästi palju seda, mis tal nagu toimus ja seega ta oli ka hästi siuke emotsionaalne, mitte tehniline räppar, absoluutselt mitte, aga hästi emotsionaalne ja see klikib. Esmajalt me peame mõistma, et muusika on emotsioon, et kui keegi hakkab mulle siin mingisugusest riimiskeemidest ja matemaatikast rääkima, siis nagu minu jaoks on see juba cancel, sest tegelikult see on lihtsalt täiesti kõrvaline osa. Tegelikult muusika on emotsioon, vibratsioon, mis iganes info, laadung meie ajudele, hingele, kõigele. See ravib meid, see hävitab meid, see suudab kõike teha, et sõnajõud on tegelikult vibratsioonijõud, me oleme ise ka vibreerime siin nagu mingil tasemel hästi aeglaselt. Seega see on... Eesti Esu